Nii, tere hommikust, ilusat reedet, ilusat suvist reedet. Loodame, et täna tuleb samasugune päikeseline ilm nagu eile oli. Jah. Sai päikest natuke võtta? Vihma. Sina said vihma? Mina sain vihma. Okay. Meil on täna külas Eleri, kes räägib meile töölepingu seadustest põhimõtteliselt ja just. Lubasime, et võib-olla katame siis mõlemad pooled ära, nii tööandja poole kui ka töövõtja poole, ehk siis palgalise tööandja ja töötaja. Ja töötaja. Ja. Töövõtja ei ole õige termin, jah? Ja, see on töövõtulepingus. Seal on töövõtja ja tellija. See on üldse teine leping. Nüüd saate aru kohe, et ma pean ütlema, et Eleri on jurist, on ju. Et kohe hakkasid terminoloogia hakkas paika loksuma, et kuhu või mis seadusesse kõrva kriipis. Ja, aga kust me siis alustame? Võib-olla sellest, et mainisin korraks, et ma olen kuulnud külajutte, et ma ei tea, kas sa oled ka kuulnud külajutte, et Soomes on kuidagi need ametiühingud on hästi nagu tugevad ja üldiselt nagu mina olen kuulnud seda poolt just, et ettevõtjad natukene värisevad ja kardavad sellepärast, et kuidagi kogu asi on töötajate poolde kaldu, aga Eestis väga palju neid ametiühinguid ei ole ja siis sina oled võtnud selle rolli, et aitad inimestel siis vaidlusi lahendada, aga nagu sa mainisid, on ju, siis sinu eesmärk ei ole ilmtingimata nagu kuskile kohtusse minna vaidlusi lahendama, vaid tegelikult juba eos nagu sõbralikult asjad läbi rääkida. Just. Aga räägi, mis sul sellised nagu peamised nagu sellised tüüpilised, ütleks, KKK korduma kippuvad küsimused, et mis on sellised tüüpilised asjad, millega sina kokku puutud oma tööelus siin Eestis? Põhimõtteliselt ongi kõik see nagu töölepingu sisu ja mille pärast minnakse hästi palju vaidlema on need lõpetamise tähtajad, et kui palju peab ette teavitama, milliseid hüvitisi peab maksma, et kõik see on nagu, mis tuleb vaidluseks või näiteks tööülesannete osas, et on kokku lepitud tööülesanded, aga tööandja küsib minu käest üldse mingit, ma ei tea, mis asja on, et kas tal on õigus nõuda, et hästi palju on nagu sihuke töölepingu sisu vaidlusi. Et just nagu selle sisu poole, et saadetakse mulle leping ülevaatamiseks ja siis ma saan nõu anda, et mida edasi teha või kas töötajal on õigus või tööandjal on õigus. Aga kes praegu kõige rohkem sinu poole pöörduvad, kas nagu tööandjad või töötajad? No praegu on valdavalt ikka töötajaid, sest mul on sotsiaalmeedia sisu on ka ikkagist, enamik on töötajatele suunatud, et see läheb kuidagi rohkem peale, aga viimasel ajal on ka tööandjaid juurde tulnud, et mul on tekkinud püsikliente just tööandjate näol. Et see on ka nagu hästi tore, et tekkis nagu natuke naljakord, et töötajate näol on tekkinud püsikliente, kes käivad ühest ettevõttest teise ja siis vaidlevad sellega. Ei, lihtsalt nad pöörduvad igas küsimuses näiteks, et kui on nagu väike mure ja ma nõustan muidu ka pärimis- ja perekonnaõiguses, et kõik sellised nagu praktilised valdkonnad ja siis kui neil on mingi õigusküsimus, nad tulevad minu juurde, et nad ei hakka guugeldama enam. Et see on hästi tore. Ja siis tööandjatena on ka paar püsiklienti, kellel ma seda personali haldan ja aitan lepingu põhjasid korras hoida. Kui on mingi töölepingu lõpetamise küsimus näiteks, et näiteks töötaja tahab ära minna, aga ei tea nagu, kas peab ette teatama, mis paragrahvi kasutada, et siis tööandja tahab, et tal oleks see kindlus, et pärast mingi jama lihtsalt ei tuleks sealt, et siis pöördub ka minu poole. See on imehea võimalus, ma kohe alguses teen avangu lahti, et kui sul on mingid küsimusi, siis pane need kirja. Me näeme neid siit samast kommentaariumist kohe. Kas sa näed sealt? Jaa, näeme hästi lugeda. Ja, et siis me kindlasti tahaks kõikidele küsimustele vastata, et tegelikult on hästi tore, kui sa küsid kas hästi spetsiifiliselt või võib-olla üldiselt ka, mis sind nagu huvitab, et aga need sisulised lepinguvaidlused siis, mis need põhiasjad seal tavaliselt lepingus on, mis siis, kus need konfliktiolukorrad nagu tekivad? Üks siuke ohupunkt on katse lõpetamine, et see tavaliselt inimesel ikkagist pannakse see katseaeg, sest et katseajal on natuke lihtsam lepingut lõpetada, kui on näha, et näiteks töötaja ei sobi. Ja samamoodi tegelikult see on periood ka töötajale, kus ta saab hinnata, kas ta tahab seal tööandja juures olla või mitte, et ka töötajal on tegelikult lihtsam nagu lepingut ära lõpetada. Aga ma olen näinud ka sellist nagu tööandjate poolelt just sellist nagu pahatahtlikkust, et nad ootavad, tavaliselt on katseaeg 4 kuud, et nad ootavad selle 4 kuud ära, mitte midagi ei ütle töötajale. Et kõik on super, sa teed väga hästi ja siis viimasel päeval annavad siis üles ütlemisavalduse, et see ikkagist ei sobi meile. Aga see on täpselt siuke nagu väga hea vaidlustamise koht, sellepärast, et kui tööandja ei ole sulle andnud negatiivset tagasisidet ja on kiitnud pigem, et siis töötaja saab kergesti vaidlustada, et mul ei olnud mitte ühtegi negatiivset tagasisidet, ma sain tööga ideaalselt hakkama, mul oli katseaeg oli kohe läbi saamas, mul päriselt oli siuke tunne, et ma jään sinna tööle ja siis viimasel päeval tuleb mulle avaldus.
et ma olen paaris niisuguses vaidluses käinud ka, mille me oleme võitnud, sellepärast et tööandjal ei ole mitte ühtegi protokolli või paberit näitamaks, et tal on need vahevestlused esiteks läbi viidud, et noh, hindamaks, et mida teha edasi. Ja siis ongi see, et töövaidluskomisjon ju teebki ju hinnangu, annab juba dokumentide ja seaduse põhjal. Et tööandjatele ma soovitan ka, et kui teil on inimene katseajal ja kui te näete, et on nagu probleemid, siis tehke vahevestlus, pange kas või protokollina kirja, kui ei taha nagu nii formaalseks ajada, siis piisab ka sellest, et näiteks meilisaadete järgi, et noh, täna viisime sinuga läbi vahevestluse, tulemused olid sellised, sa võiksid end parandada selles valdkonnas, on ju, et siis vaatame näiteks 6 aja pärast uuesti su tulemused üle. Aga kas lihtsalt meili ei või saata, et kuule, seda asja sa ei teinud väga hästi, et teinud teistmoodi, kas sellest ei piisa, peab olema see vestlus? No sellest piisab ka tegelikult, kui on nagu piisava selgitusega, et võib-olla otse on nagu tööandjal lihtsam selgitada, aga olenebki sellest, et kas tööandja on seal kohapeal olemas või on hästi palju esindusi üle Eesti, et see oleneb ettevõttest ka, aga põhimõtteliselt võib ka e-maili teel selle saata. Muidugi personaalne suhtlus on kõige parem, et sa saad, võib-olla töötajal tekib küsimusi, et ta saab sult otse küsida, aga põhimõtteliselt meili teel ka, kui on nagu piisavalt hästi ära selgitatud. Nii, üks asi on siis katseaeg, mis siis veel on sellised tüüpilised kohad? Siis, millest me ka ennem rääkisime, konkurentsipiirang. See on ka selline, mis tekitab praktikas hästi palju küsimusi ja tööandjad kasutavad seda sõnastust niimoodi, et see konkurentsipiirang justkui kehtiks ka pärast töölepingut, aga kui see kehtib pärast töölepingut, siis tööandja tegelikult peab töötajale hüvitist ka maksma. Kui sa ei maksa seda hüvitist töötajale, siis see on kehtetu. Ja see on kohe nagu pärast lepingu lõppemist peab maksma hakkama, et ja siis saad ise määrata, et kas see kehtib 6 kuud, aasta, 2, aga see hüvitis peab ka nagu proportsioonis olema, et sa ei saa öelda niimoodi, et ma maksan sulle 100 eurot ja siis ei tohi konkurendi juurde minna. Et see peab olema ikkagist normaalses suuruses hüvitis, sellepärast, et sa võtad inimeselt ju võimaluse turu leida endal tööd. See oli väga huvitav punkt tõesti, mida mina ka ei teadnud, et ma kuidagi arvasin, et seaduses on niimoodi, et mingi aeg ikkagi pärast töö lõppemist sa ei tohi minna konkurendi tööle, aga tõesti, et sa pead hakkama kohe järgmisest päevast hüvitist maksma, et see on päris huvitav. Kas on selliseid vaidlusi ka, kus nagu, miks nagu minnakse konkurendi juurde vahepeal, on see, et võetakse kaasa kõik oma know-how, vahepeal võetakse ka võib-olla varasemast ettevõttest mingisugused isegi ettevõtte enda teadmised. Kas see ka kuidagi on jõudnud sinu töölauale, sellised vaidlused? Sest tegelikult paratamatult sa ei saa inimeselt ju teadmisi ära võtta, et ta lihtsalt ju minul samamoodi, kui ma olen erinevates ettevõtetes töötanud ja näiteks notaribüroos töötasin paar aastat vist, et ma seal sain väga tugeva baasteadmised üldse lepingute kohta, et nagu kõik tehingud, mis notaris toimuvad, et aga nad ei saa ju mulle piirangud selles mõttes nagu peale panna, et ma sain seal teadmisi juurde, et see lihtsalt paratamatult tuleb tööga kaasa. Aga kui on väga spetsiifiliselt, näiteks üks olukord oli, kus õpetaja pöördus mu poole ja temal oli vaja, ta oli algklassiõpetaja ja tal oli vaja teha töölehti lastele. Ja lepingus oli kirjas, et kõik töölehed, mis ta töö käigus loonud on, neid ta ei tohi teistes koolides kasutada. Aga seal konkreetses koolis oli ta veerandkohaga tööl ja seal veerandkohaga palk ka, on ju. Ja siis mul tekkis kohe küsimus, et kas siis õpetaja peab veerandkoha eest nagu veerandkoha tasuga siis terve kuu ära elama niimoodi, et ta teistes koolides ei käi, et kuna see on ju, ta on ju õpetajaks õppinud, on ju, see on tema ju spetsialiteet, et kuidas ta siis töölehti mujal ei saa kasutada, aga tegelikult seadus ütlebki, et kui sa tööandja juures mingit asja lood, siis see on automaatselt tööandja intellektuaalne omand tegelikult. Aga kui ma loon seda kodus oma vabal ajal? Kui sa lood seda kodus, see on sinu oma, aga kui ta on tööülesannete käigus loodud, et seal on nagu, seda tuleb ka hindama hakata ja see on ka siuke nagu natuke keerulisem valdkond juba, natuke hall ala. Aga ma lihtsalt soovitasin sellele õpetajale, et lihtsalt räägi kooliga, et nagu toogi nagu mõistlikud argumendid, ütled, sa oled ju veerandkohaga tööl, et sa käid ka teistes koolides, et võib-olla nad painduvad natuke, lubavad sul mujal ka kasutada ja tegelikult oli täpselt nagu enne ütlesid, et ma olen siuke läbirääkimistele suunatud ja ei taha vaidlusi, siis tegelikult kool sai aru. See oli lihtsalt standardleping neil ja see punkt lihtsalt oli seal sees, et hästi paljud tööandjad kasutavad sellised standardlepinguid, aga nad väga ei süvene, mis seal tegelikult kirjas on. Ja mina julgustan ka, et just ettevõtjana ma tean seda, et vahepeal, kuidas ma võtan ka mõne põhja on ja väga palju ei süvene ja annan inimestele, aga tegelikult see kuidas kõige olulisem on ikkagi see omavaheline inimlik suhtlemine, mina arvan, et sest ma mõtlengi, et kuidas sa jääd tööle pärast sinna keskkonda, kui sa oled mingis vaidluses, et see on ju väga keeruline olla juba sellises keskkonnas, kui sul on vaidlus oma
ülemusega või vastupidi ka, et ülemusel vaidlus oma töötajaga, on ju. Just, sest et tegelikult ma kuidagi tunnetan need inimesed ka ära, kes minu poole pöörduvad, et osad töötajad on tõesti sellised, et nad tahavad teada, kas tööandjal on õigus või mida sellises olukorras teha, või et nad tahavad nagu sõbralikult seda ära lahendada, aga mõni töötaja on selline kiuslik või natuke kiuslikum kui tavaline ja tema on nagu selline, et kus on minu õigus, et ma tahan nüüd paragrahve tööandjale lajatada, aga ma olen sellistele öelnud ka, et aga kuidas sa nagu töösuhtes siis mõtled edasi jätkata, et kui sa muutud tööandja suhtes ründavaks, et tööandja ei taha ju ründavat inimest töökeskkonda, sest et tööandjal on üks kohustus ju tagada rahulik töökeskkond, on ju, ja kui sul on niisugune väike ussitaja kuskil, on ju, et see ju rikub kogu töökeskkonna ära. Ja siis selliste inimeste puhul ma olen ka öelnud, et püüa alguses rahulikult rääkida, et ära nüüd hakka seal paragrahvidega ringi kappama, et lihtsalt nagu ma selgitan ära, et mis on see õigus, et mis on tööandja õigused, on ju, räägime selle olukorra läbi ja lihtsalt mine rahulikult räägi tööandjaga. Ja niimoodi on ka päris palju olukordasid ära lahenenud. Et ma saan aru, et kuna paratamatult tegemist on inimsuhetega, et seal on lihtsalt emotsioonid tulevad ka hästi tihti mängu. Et siis need vestlused lihtsalt võivad vahepeal emotsionaalseks minna. Ja enne kui ma vaatan, et Evelin on küsinud, siin Epp on siin midagi rääkinud, küsinud, kohe jõuame nende küsimusteni ka, aga seoses nüüd selle konkurentsipiiranguga veel ma küsiks juurde, et aga kuidas siis, vabandust, ma lihtsalt nii küsin neid tööandja seisukohast neid küsimusi, on ju, et kuidas siis tööandja ennast kaitsta saab, kui ta on panustanud ja koolitanud ja investeerinud oma töötaja ja siis nagu lähebki töötaja, ütleme kuskil mõne aja pärast kogu oma know-how'ga läheb konkurenti juurde tööle ja aitab teda turuosa võtta, on ju, mis tegelikult ju ettevõtted omavahel võitlevad selle turuosa pärast. Et kuidas tööandja saab ennast kaitsta siis veel, kui ta ei taha seda hüvitist maksta pärast, on ju, sellele inimesele? No, millest me ennem ka rääkisime, põgusalt oli see siduvusaeg või selline siduvusleping, et siinkohal peaksid tööandjad lihtsalt natuke teadlikumad olema, et kui te koolitate inimest välja ja see ongi selline nagu know-how ja väga head teadmised, on ju, siis tööandja tegelikult saab ise määrata sellele hinna, kui ta ise ju koolitab töötajat. Ja sa saad teha töötajaga tegelikult lepingu, et ma koolitan sind välja, annan sulle teadmised ja siis ta 1, 2, 3 aastat, olenevalt kui suur see koolituse maksumus on, töötad minu juures. Ja kui sa peaksid varem ära minema, siis sa pead selle koolituse maksumuse mulle lihtsalt tagasi maksma. Et niimoodi see natuke aitab inimest nagu töökohas kinni hoida, et ta nii naljalt ei kipu sealt siis ära minema ja siis see hüvitise maksumus ka ajas nii-öelda proportsioonis nagu langeb. Et kui ta oletame kohe töösuhte algust läheb ära, ta peab sulle rohkem maksma tööandjale siis, aga kui ta läheb võib-olla 3 aasta pärast, kui on siduvusaeg läbi, siis ta ei pea midagi enam hüvitama. Et see on nagu niisugune koht, mis kaitseb natukene rohkem tööandjaid. Kas selle lepingu peab kuidagi eraldi lisaks töölepingule tegema? Jaa, see on eraldi, ongi niisugune siduvusaja kokkulepe. Ja see kehtib siis mõlemal juhul, et kui ettevõtte tiimi seest on koolitamine või ka ostetud koolitus? Jaa, mõlemal juhul saab seda siduvuslepingut teha. Et see on, ma olen praktikast näinud seda viimasel ajal ka, et seda ikka liigub, aga ma arvan, et hästi paljud tööandjad kuidagi ei ole teadlikud just sellest, et saaks kasutada. Ja, sest see on, ütleme, tööandjate mure, on ju, et kuidas ma tegutsen, kui ma panustan, investeerin inimesse, on ju, et ta ei läheks minu konkurendi juurde nende asjadega. Just. Aga vaatame siis, mis meil siin küsitud on, et Evelin küsib, et kui TLP on juba kirjas tööleping, siis on juba kirjas, et 1 aasta peale töösuhte lõpetamist ei tohi töötada samas valdkonnas. Kas see on lubatud? Samas ei ole mingit lisatasu. Võt see sama küsimus, mis sa nüüd rääkisid, on ju? No, tegelikult on niimoodi, et kui see punkt on seadusega vastuolus, siis on ta tühine. Et isegi kui ta see lepingus kirjas on ja kui mõlemad on sinna allkirja alla pannud, siis see ei tähenda, et see lepingu punkt kehtiks. Teine variant, mida selles olukorras saaks teha, et kuna ta on kirjas, et ta kehtib pärast töösuhte lõppu, siis saab nõuda töövaidluskomisjoni kaudu endal selle hüvitise ka. Et kui sa nagu ise reaalselt rakendad ka seda, aga kui sa ei soovi rakendada seda konkurentsipiirangut, siis sa lihtsalt, kui tööandja näiteks hakkab seda vaidlustama, et kuule, sa ei tohtinud ju minna kuskile tööle, siis sa saad lihtsalt viidata sellele, et see on tühine punkt. No võt, saimegi juba jälle kõik targemaks. Epp küsib, et kui töötaja esitab omal soovil lahkumisavalduse ja töötab välja ette teatamistähtaja näiteks 30 päeva, siis kas tööandjal on õigus nõuda, et ta selle aja jooksul koolitaks välja enda asendaja? Kas töötajal on kohustus selle ülesande vastu võtta
või sõltub see töölepingu tingimustest ja töö iseloomust. See on väga hea, sest me oleme nüüd rääkinud, on ju, mis need peamised vaidlused on, et ongi konkurents, siis sa ütlesid katseaeg ja nüüd me jõudsime nende töö sisu, tööülesannete juurde. Väga hea, aitäh sulle selle küsimuse eest. Aga... See on väga hea küsimus, sest et tööülesanded on ka täpselt see koht, mis tekitab vaidlusi. Et ma tean jah, et hästi palju tööandjad eeldavad seda, et sa pead välja koolitama, aga tegelikult kui sul ei ole tööülesannete seas kirjas, et sa pead inimesi välja koolitama, siis sa võid sellest keelduda. Et ma tean, et tööandjatele väga ei meeldi see praegu ja et nemad tahavadki, et neil oleks inimene, et sa niikuinii koolitad enda asemele seal järgmist töötajat, aga tegelikult sa ei pea seda tegema, kui ei ole ülesannete seas. Seetõttu vaadatagi need töölepingu põhjad üle, ametijuhendid, ma tean, et ametijuhendid ka hästi palju kasutatakse siiamaani, et on eraldi nagu tööülesannete loetelu. Aga seal kindlasti üle vaadata, et on kas tööandja poolelt siis, et kas on kirjas sul, et vajadusel töötaja koolitamine näiteks. Päris huvitav jah. Et jah, see läheb siis nagu lähebki natukene ühest kohast, ma mõtlen, et Eesti ettevõtluskeskkonna peale on ju, kus on hästi palju väikeettevõtjaid, enamus ettevõtjaid ongi mees, koer ja siis mõni töötaja. Ja väga palju on ka selliseid koostöösuhteid, millest me täna ei räägi, võib-olla siis kunagi teinekord on ju, sest see on see teine leping on ju. Ma mõtlen just näiteks, et kui sa võtad endale virtuaalassistendid või assistendid pakuvad teenust sinule. Aga seoses nende tööülesannetega, et tegelikult ma tean ju, elu on ju nii muutlik, et miks me peame nagu, mul tekkis lihtsalt selline tunne, et miks me peame kuidagi nagu piiritlema ära kogu selle asja, et mida teha, mida mitte teha, et kas see juba ei oleks nagu loogiline ja loomulik, et seesama puudutab seda tööülesannete nimekirja, et kuidas mina ettevõtjana oskan panna töölepingusse ülesannete nimekirja, kui võib-olla kuu aja pärast tuleb mingi uus toode või uus suund, rahvusvaheline suund näiteks võib-olla ettevõttesse ja siis see laienebki, kas ma pean siis kogu aeg seda tööde nimekirja seal lepingus ka siis nagu täiendama või? Oleks soovitatav jah, tegelikult, sest et kui on kindel ametinimetus, kuhu sa inimese tööle võtad, siis nagu mingid nagu üldised ülesanded on ju seal eeldatud, et võib-olla kui sul isegi kõik kirja ei saa, siis ametikohaga paratamatult mingid ülesanded ju tulevad kaasa, et siis vaidluse korral ka nagu seadusandja mõte on see, et mõistlik inimene saaks aru, et see ülesanne päriselt sobis selle ameti juurde, et või oletame, et kui sa oled kontoriassistent ja sul kästakse põrandaid pesta, see, ma ei tea, kas see nüüd päris täpselt niimoodi kokku läheks, või siis oled kokk ja käsitakse, ma ei tea, autoga ise hakata kaupa kuskilt tooma, et see on nagu kaudselt seotud, aga mitte otseselt. Et tegelikult, kui sa näed, et su ettevõtte kasvab, tulevad mingid uued ülesanded, uued valdkonnad, võib-olla see alguses võib-olla ettevõtte tegemisel sa ei näegi kõike ette, et mis sa kõik hakkad tegema, siis on soovitatav see nii-öelda ametijuhendi üle käia aeg-ajalt. Sest et mul on ka praktikas ette tulnud, et ma teen töölepingu muudatusi, see ametinimetus ka võib-olla natuke muutub, täiendame sisu, inimene saab palka juurde, et sellega peab ka nagu tööandja arvestama, et kui sa paned talle mingi kindlad ülesanded, kindla töötasuga ja kui sa tahad talle ülesandeid juurde panna, siis tegelikult töötaja ei pea seda ju vastu võtma, kui ta tasu ka juurde ei saa, sa paned ju koormust talle juurde. Et muidugi oleneb ka tööülesannete sisust, aga sellega peaks ka arvestama. Jah, kuidagi lihtne läks niimoodi, et mõtlen, et üldse vaata need standardid võib-olla nagu ongi siin kõikuma löönud kogu see tööturg, et nüüd ka tehisintellekt on ju, mis mõjutab väga palju neid protsesse ettevõtte sees ja nii edasi, et oleks lihtne vaata, kui on ajaline raamistik ja siis sa teedki kõike seda, mida on vaja või siis vastupidi ei on ju, aga et ikkagi see nimekiri siis peaks olema ja see on pigem siis nagu ma aru saan töötaja enda kaitseks, eks ju. Jaa, põhimõtteliselt ja tegelikult seadus ütleb ka, et tööülesanded peavad olema kirjeldatud, et ei saa niimoodi üldiselt kirjutada, et kõik, mida amet nõuab, et kõike pead tegema, et lihtsalt seadus ütleb ka, et tööülesanded peavad olema kirjeldatud. Ja mul oli üks mõte ka, aga see nüüd läks rändama kuskil. Ta on siin samas lähedal, et ta tuleb varsti tagasi. Püüame ta varsti uuesti kinni. Aga seniks Katrin täpsustab veel üle, et kas koolitusleping kehtib ka näiteks lasteaias või koolis? Ma arvan, ta mõtleb just seda, et kui on koolitatud, on ju tööandja poolt. See nüüd oleneb sellest, kas see koolitus on nagu seadus eeldab seda koolitust, et tööandja peab siin koolitama, sest näiteks kui nüüd kool kõrval jätta, et ma tean, et meditsiinis on see, et neil on mingid kohustuslikud koolitused, et sellisel puhkudel ei saa siduvusaja neid lepinguid teha, sest et on ikkagist nagu seaduslik eeldus, mida tööandja peab täitma. Ja koolides, lasteaedades, ma ei tea, kas on seadusest mingisuguseid koolitusi, et mis nagu tööandja peab tegema, et kui on, siis need ei lähe siduvusaja alla, aga kui on nagu mingi spetsiaalne koolitus, mis maksab hästi palju ja mis tööandja vabatahtlikult sisse ostab, siis sellisel juhul ta võib jah teha selle siduvusaja lepingu.
Hästi tüüpiline on see ka, et senimaani on kõik kena, kuni tekib see esimene mis iganes konflikt on ja tavaliselt konflikt ei teki ka sellest, et nüüd järsku 5 minuti jooksul tekkis midagi, vaid seal on midagi kuskil juba varasemalt lahti jäänud rääkimata suhete tasandil just. Kui palju peab nagu selliseid markeeringuid või nagu märgistama ära nagu mingeid asju, et ma mõtlen näiteks, et pärast tööandja ei ütleks mulle, et kuule, tegelikult nagu näed, leping on selline või siis vastupidi ka töötaja ütleks mulle pärast on ju, või juba nagu asi on nugade peale läinud, et mida sa soovitad, mis on need peamised asjad, mida peaks nagu kuidagi ära fikseerima, et hilisemaid vaidlusi, mis võivad tulla, kergemini lahendada? Eks see tegelikult ongi nagu see taandub kõik töökeskkonnale, kuidas tööandja saab enda töötajatega läbi. Et seal vaidluste korral niikuinii igaüks hakkab enda lepingu poolt kaitsma, et sinna ei saa mitte midagi teha. Siis hakkavad kõik hoolega lepingut lugema, et tööandjatele ma soovitangi see, et võtke korralik põhi endale. Et minu kodulehelt saab selle väga mõistliku hinnaga. Ütlema veebileht ka. Või Triin saab panna siia kommentaari. Minu nimeline, elerialtsmae.ee, persooni bränd täielik. Et seal on see põhi olemas ja seal on nagu kõik vajalik on välja toodud ja minult saab alati täpsustusi ka küsida. Ja kui mingid lihtsamad küsimused, ma vastan hea meelega tasuta ka, et ma ei ole selline, kes tunni eest kogu aeg raha küsib. Aga jah, põhimõtteliselt, et oleks selge töölepingu põhi, et see midagi muud ma ei oskagi soovitada, sest et kui on niisugune hästi üldised laused, hästi hägune, siis see ongi selline, et siis tuleb juba seadust hakata vaatama, siis ongi võib-olla esindajat rohkem vaja selles vaidluses, et see lihtsalt on keeruline mõlema poole jaoks. Nii, me oleme rääkinud ära nüüd 3 sellist tüüpilist konflikti kohta, katseaeg, siis oli konkurentsikeeld ja siis on need töösisu pool, ehk siis need ülesanded, mis peaks olema ka nagu kirja pandud. Küsimus tuli ka selle tööülesannete kohta, et kui on selline punkt ametijuhendis, et täidab juhataja antud korraldusi, kas see on pädev punkt? Päris hea. See olekski ainuke punkt on ju. Ja, et seda on lepingutes ja tööülesannete juures, ta on kas sellisel kujul, et täidab juhataja antud korraldusi või siis täidab ühekordseid ülesandeid või täidab muid ülesandeid. See on sellises üldises sõnastuses. Seni kaua on ta okei, kui see on ühekordne ülesanne tõesti, et näiteks ma ei tea, näiteks oletame laotööline on ju. Iga päev võib-olla ei ole vaja inventuuri teha, aga oletame, et kord aastas võetakse ladu täiesti ette ja tehakse inventuur on ju. Siis on see ühekordne ülesanne, mis sulle hästi harva tuleb. Võt see läheb sinna alla, see tegelikult on pädev punkt, kui ta on, ma räägin, ühekordne ülesanne. Kui see ülesanne muutub juba regulaarseks, et iga nädal, iga kuu on vaja mingi teatud aja intervalli tagant vaja teha nagu tihedalt, siis on see, et peaks nagu eraldi tööülesandena kirjas olema. Et muidu jah, sellised nagu tööandjad jätavad niisugust natuke üldist sinna sisse, sest et võib-olla on mingi ühekordne korraldus või näiteks, ma ei tea, müügiinimesele öeldakse, et kuule, et sa sõidad täna kliendi juurest mööda, et viitsid, viska üks pakk ära, on ju, et ma rohkem ei palu lihtsalt see üks kord, on ju, inimene tuleb vastu, viib selle paki ära võib-olla kliendile, on ju, et see on see ühekordne ülesanne, et peaasi, et regulaarseks ei muutaks. Ja kui need iga päev on mingi ühekordne ülesanne. Just, siis see on juba selline vaidluskoht, et vaatame mu tööülesanded üle või ta võib hakata keelduma selle ülesande. Ma olen kuulnud lugusid, kuidas ülemus kaskis kardinapuud paigaldada koju talle, siis mingisugusele inimesele ühekordne ülesanne. See on väga tark ülemus. Ja, no nii, kas meil on punkt ametis? See oligi nüüd sama küsimus. Aga siis, kas on veel mingid selliseid tüüpilisi vaidluskohti, mida siis võiks juba ennetada? Etteteatamistähtajad. Need on sellised, mis tekitavad vaidlusi, hüvitiste maksmine sealjuures. Ühesõnaga kõik, mis on nagu töölepingu lõpetamist puudutav. Et näiteks kas tööandjad ei järgi etteteatamistähtaegasid või siis töötajad ei järgi etteteatamistähtaegasid. Ja siis, kui sa läheb päeva pealt ja ei ole seaduse järgi tööl nii kaua, kui seadus nõuab, sa pead ju hüvitist maksma ja seda hüvitist ka ei taheta maksta. Et need on ka siuksed. See on lihtsalt nagu puht siuke formaalsus, lihtsalt seaduse punkt, mida töötajad vahepeal lihtsalt järgi, tööandjad järgi, aga see on siuke koht, millega sa saad töövaidluskomisjoni minna, et sinna pöördumine tegelikult on tasuta. Sa saad ise ka selle avalduse teha, et ilmtingimata ei pea endal juristi või advokaati sinna kõrvale võtma. Et see on tegelikult hästi lihtsasti täidetav, et panedki oma rahalise nõude sinna ja siis küsid tööandja käest. Muidugi eelnevalt on mõistlik kirjutada otse talle, et kuule, sa ütlesid töösuhte minuga päeva pealt üles, et palun maksa mulle see hüvitis ka. Aga mis on niisugune kõige parem viis lahkuminekuks?
Olenebki nüüd sellest, et kas mõlemad tahavad ära lõpetada töösuhet, et ma just eile enda story'des ka rääkisin, et need peaksid praegu ka vist Instagramis üleval olema, on see poolte kokkuleppe lõpetamine, et kui tõesti tööandja ja töötaja mõlemad näevad, et asi ei vii enam mitte kuskile, no ei taha enam koostööd teha, siis et emba-kumba ei peaks neid etteteatamistähtaegasid järgima ja tööandjal tegelikult ei olegi nii naljalt nagu võimalik lõpetada seda töölepingut, teil peab olema kindel alus ja erakorraline, et tööandja ei saa nagu niisama öelda, töötaja saab niisama öelda. Et kui on näha, et mõlemad siiski tahavad ära lõpetada, siis saab poolte kokkuleppel teha. Et täpselt nendel tingimustel nagu kokku lepivad. See võib olla ka näiteks see, et tööandja maksab sulle hüvitist või siis pannakse hästi tihti ka seda, siis see töötaja peab mingiks kuupäevaks vara tagastama. Noh, lihtsalt, et kui on mingi iganes läpakas asjad, et oleks nagu fikseeritud, et ikka tagasi peab tooma selle, kuigi see on ka töölepingus tavaliselt kirjas, aga eraldi pannakse ka. Et see on nagu siuke hästi hea paragrahv mõlemale poolele, aga sellega töötuskindlustust jällegist ei saa. Nii et see on nagu töötaja seisukohalt siuke, et võib-olla tal on lihtsalt uus töökoht, kuhu minna, aga ta ei taha võib-olla vana tööandja juurest nii kaua olla, siis on poolte kokkuleppel ikkagist. Kõige parem lahendus. Kas midagi me jätsime katmata, mis on siuksed nagu tüüpilised asjad veel vaidluste osas? Leppetrahvi osad on ka. Ja neid ma olen lugenud. Ja päris üüratud kummalised summad on, aga ma ei ole õnneks isiklikult kokku puutunud nendega. Sest et seaduses on ka nagu kindlad, vist oli isegi 5 juhtu, millal sa üldse tohid leppetrahvi küsida ja kõik ülejäänud on selline, et noh, ühesõnaga sul leppetrahv peab lepingus olema väga konkreetne ja nende 5 valdkonna omad, et need ma praegu peast ei hakka ette puristama siia, need leiab seadusest ka kiiresti üles või siis tööelu.ee, Tööinspektsiooni leht, seal on ka hästi hea info olemas selle kohta. Et aga ma olen näinud sellist leppetrahvi, et kui töötaja saab kiiruse ületamise eest trahvi, siis ta peab ka tööandjale leppetrahvi maksma ja see oli mingi 2000 ja 3000 eurot. Et see on ebamõistlik, et see on nagu topeltkaristamine. Ja need leppetrahvi summad on ka täiesti ulmelised olnud. Mõtlegi, kust neid võetakse? Niimoodi vaatad, kuidas tuul puhub. et tegelikult ta peaks olema ka töötasuga proportsioonis, et oletame, et kui inimene saab, no võtame 2000 bruto, sa ei saa panna talle leppetrahviks mingi 20 000 või 50 000 või 100 000, sa pead nagu palgast lähtuvalt. Ja teatud olukordades on 6 kuu töötasu on mõistlik, aga teatud olukordades on väiksem. Et need leppetrahvi osad on küll nagu osades lepingutes on nii naljakad lihtsalt, et loed ja see veel, et tööandjad kipuvad vaidlema ka, et aga mul on siin kirjas ja ta pani siia allkirja mulle, et ta ju peab mulle maksma, aga tegelikult kuna ta läheb seadusega vastuollu, siis see leppetrahv on tühine. No vot. Veel küsin sellise küsimuse, mis mul on huvitav alati reedeti küsida, kuigi ma praegu mõtlen, vist ei ole väga palju varem seda küsinud, aga oma valdkonna spetsialistidelt, et kui nüüd on tulnud tehisintellekt, et ma tean ise, et ma oskan võrrelda, kui tark see tehisintellekt praegu näiteks kodulehtede tegemise puhul WordPressis on, kuna ma kasutan hästi palju ja vaatan ka, et kus ta nagu oskab ja kus ta midagi ei oska ja kus ta paneb natukene metsa ja siis nii edasi. Et kui palju praegu kas sa oled kasutanud muidu ise võrrelnud neid teadmisi? Ma olen igapäevane kasutaja. Kui palju ta teab nagu sellest Eesti seadusandlust, kui täpne ta see nendes asjades on, et kui küsid näiteks nüüd, et mis need 5 valdkonda on, millele puhul tohib leppetrahvi rakendada, et kas see ChatGPT vastab meile õigesti? Ma olen enda oma nagu treening ka praegu rohkem. Ma ütlengi, et see sõltub tegelikult väga palju. See sõltub sellest, et kui ma läksin sinna näiteks tasuta ChatGPT-sse alguses küsima, siis ta sisulisi asjad oskas mulle vastata, aga ta paragrahvidega pani küll aiateibaid. Et ta andis mingi ligilähedase paragrahvi kuskilt, et oletame, et oli kas 5 paragrahvi ülevalpool või allpool, aga enam-vähem nagu suuna sai kätte, et kui ma mõtlen, kui just nagu tavainimene mõtleb, et ta tahab nagu seda esmast nõu saada, et ta annab vähemalt seaduses mingi koha kätte, et annab sulle mingi seaduse kätte, kus sa saad ise nagu otsima hakata, et nagu selles mõttes jah, ta aitab, aga nagu 100% sealt küll nagu õigeid vastuseid ei tule. Et ma olen ise ka nagu chatiga diskussiooni pidanud ja vaielnud vastu, et aga tegelikult see seadus ütleb hoopis niimoodi, et kui sa selle teadmise võtsid ja siis tal oli ka, et oi ups, et tegelikult ma ei kontrollinud ja et ma ikka ei tea neid asju ja et ta jah, nagu nii-öelda paragrahvide juura mõttes ma ikka nagu nii hästi teda ei usaldaks. Et päris niimoodi chatiga üksinda kohtusse ei lähe, et minu see jurist on ChatGPT. Ja kusjuures, mida ma olen hästi palju viimasel ajal just näinud, mis mind natukene pahaseks ajab, on see, et
et ka tööandjad ja töötajad, tegelikult mõlemad pooled kasutavad ChatGPT-d hästi palju vaidlustes. Nad lasevad isegi selle faili koostada, nad ei loe üle, mis seal kirjas on. Ma räägin, et chat panebki sinna valesid paragrahve, valesid mingid etteteatamistähtaegi, numbreid ja nad lihtsalt võtavad selle chati koostatud faili ja siis saadavad töövaidluskomisjonile vastuseks, et näiteks minu avalduse peale saadavad vastuse ja seal on nagu nii jube jutt lihtsalt koos ja kui vähegi, kes kursis on, ta teab, missuguses vormingus chat teeb neid faile ja sa lihtsalt teed selle faili alt, sa näed, et siin chati teed. Et see on nagu selline, et jah, et te võite ju kasutada seda chati, aga vaadake ise üle, kirjutage natuke ümber, muutke natuke sellel formaati, et nagu niimoodi 100% ei tasu usaldada seda. No nii, aga siis me tõmbamegi tänaseks otsad kokku. Ma vaatan, et vist ei jäänud ükski küsimus vastamata. Kui sa vaatad järele seda ja sul tekkis küsimusi või võib-olla praegu ka on ju ikkagi jäid mõned küsimused õhku, et siis saab tagida sind siia samma kommentaariumisse. Sa oled Facebookis ka. Ja, ma olen Facebookis olemas, ma olen isegi TikTokis olemas, ma olen Instagramis olemas, mul on enda koduleht, et mind leiab sotsiaalmeediast väga kergesti üles. Mulle võib alati kirjutada nende küsimustega. Triin saab äkki panna siia need lingid ka. Ja kui tagida, siis võib-olla saad piilud uuesti siia kommentaariumisse ja tuled veel vastama nendele mõnele küsimusele, mis on jäänud. Väga põnev. Ma arvan, et me puudutasime siin mingid jäämäe tippu, on ju. Tegelikult seal on palju rohkem veel erinevaid nüansse. Tagasi veel tulema, rääkima erinevatel teemadel. Terveks aastaks kutsume iga reede hommik sind siia rääkima. Õigusampsud. Aga igal juhul aitäh sulle, kes sa tulid vaatama ja kõige tähtsam, mis ma tahaks siia võib-olla kõlama jätta lõppu, on ikkagi see inimlikkus, omavaheline suhtlus. Minu meelest nagu see on maailma kõige tähtsam asi üldse, et elu on liiga lühikene, et nina paberites hoida ja mingites paragrahvides kinni pidada ja selle järgi oma elu elada, vaid pigem lihtsalt vaata inimesele silma, räägi ausalt ja ma usun, et niimoodi tegelikult kõik asjad lahenevad. Lahenevad nagu paremini, sest kellel seda stressi ikka vaja on. Just, ma olen täpselt sama meelt. Aga siis mõnusat reedet ja mõnusat nädalavahetust kõigile. Kohtume uuel reedel jälle. Aitäh sulle, Elari! Aga palun, tänan kutsumast!